Aga ühesõnaga kogu see tuulikute projekt, et nüüd selgub sedasi, et selle pikk plaan on hoopis see, on selline asi, mida tahetakse teha, rippuvad majad. Ja kus nad rippuvad millegi puuoksa küljes? Siin on, ma loen siin ette, mis siin on, et mitmesaja meetri kõrgune raudbetoonist torn, mille küljes rippuvad poolkerakujulised majad. See tuleviku ehituse kavand ei ole sündinud arhitekti veidrusest või tojumisest. Kõik on hästi otstarbekalt läbi mõeldud. Kõrgel on ju rohkem päikesepaistet kui linna suurte majade vahel. On ilus ja avar väljavaade ning sinna ei kosta tänavate liiklusmüra. Kes teab, vast ehitataksegi tulevikus taolisi ebatavalisi rippuvaid maju sanatooriumitele, puhkakodudele või eriti vaikust vajavatele heliplaaditehastele. Vaata, need postid on juba püsti aetud. Kuna sealt elektrit ei tule, siis tekibki küsimus, mis nende postidega pärast peale hakata. Tiivad võtad küljest ära, midagi segavad inimesi seal. Aga post jääb ikka püsti. Sinna posti külge saab siis panna, eks ole, need mingisugused, need ütleme haagised, mis auto järel veetakse. Need paned riputad sinna ümber, eks ole. Või siis need soojakud, mis ehitajatel on nagu, jõulude all paned veel värvilised tuled külge on ja mõtle, kui ilus on, vaatan seal oma talu hoovist, eks ole, et niimoodi posti küljes ripuvad, eks ole, soojakud, värvilised tuled on küljes. Mingit tervise häda sellest ei tule väga okei. Ja 15 minuti linnad. Aga ütleme, et vaata, see on siis, kui on raudbetoon ja kõrged postid, aga vanasti ajaloos tehti ju ka selliseid asju. See posti otsas nagu see probleemide lahendamine sellega, et keegi pannakse posti otsa, see on ju igivana. Kunagi olid samba pühakud, Punjoelin on üks film Samba Simpson, see on üks loll istub posti otsas. Lihtsalt ongi selline veidrik, see posti otsas möliseb seal, ülbitseb, ühesõnaga olemas, väga lahe. Aga palju levinu, see posti otsas elajad ikkagi oli vähe, et see ei läinud massidesse, üles oli halb saada, all oli teha ka posti otsas, midagi ei ole. Ja kui keegi parasjagu ei tulnud lähedale, sõimata ka ei olnud kedagi. Et see oli nagu suhteliselt nõme. Aga ütleme, Rumeenia aladel olid inimesed nutikamad, seal oli üks vürst Draakula, kes ajas selleks teravad postid püsti otsast teritas ära ja siis, kui mingi tüübi nägu ei meeldinud, pani sinna posti otsa istuma ja siis nad vajusid vaikselt sinna allapoole ja siis oli silmapiirini oli teinekord neid poste seal. Pool Rumeeniat istus seal nagu teiba otsas ja ega keegi ei öelnud, et ei sobi või ei ole hea või nii, et see oli kliimale hea ja see oli silmale ilus vaadata ja ütleme, et see on üks vana asi, mis tõesti on vaja nüüd jälle uuesti kasutusele võtta, et genotsiidi kultuuri kõige silma paistvamaid näiteid Ida-Euroopa aladelt. Ja ütleme, ega meil see meretuulepargid oleks ju ka ju väga hea lahendus oleks kõikidele otsast ära teritada või panna sinna neid teravaid orke üles või ka külje peale või terava nurga all. Ei, sul on sedasi, et paned sinna niimoodi need orgid püsti on nagu kuusaukad niimoodi ümber torni, nii, igale poole. Ja tüübid istutad sinna otsa. Meil oleks just nimelt, et need sinna nendesse konteineritesse sinna meretuuleparkide külge riputada need, kes praegu nende tuulikute vastu on. Et põgeneda ka sul kuskil meretuulepark, sul ei ole mitte kuhugi põgeneda ka sealt. Jah, päris hea. Vaade on tegelikult päris hea, vaatad igal pool. Silmad võib välja pista, siis ei ole neid vaateid ka nii väga, siis on ikka veel sitem. Nii palju häid mõtteid on teil, kui hakkada arendama neid posti otsa. Lihtsalt on see, ega ei pea midagi uut välja mõtlema. Ajakirjast pioneer leiad sa kõik, mis on nagu genotsiidi rakendamiseks vajalik. Juba, kõik on valmis mõeldud. Absoluutselt. Et ongi, kõik on lihtsalt ära unustatud vana on need uued asjad. Et jah, see post on nii vana idee juba. Vägev. Inimesed on hämmastavalt leidlikud ja andekad. Nii et ma arvan, et see on ka, ma vaatan siin maailmakordele vahetus. Sest vahetab, sest praegu nagu paremaks ei ole läinud, vahetame edasi. Nagu palju halvemaks ka ei ole läinud. See on nii nagu oli enam.